Täna on väga ilus päev olnud, hommikust saati. Päike tõusis, ilus punane päiksetõus, rahvas kogunes Toompeale lipu heiskama. Kuidas nüüd Jüriöö pargis? Täna on meeleolud olnud siin. Meeleolud on päikselised. Ei mäletagi nii palju rahvast viimastest aastatest, nii et selle üle on suur rõõm. Huvitav, miks nad siia tulevad? Ikkagi Eestit tähistama. Tahaks uskuda. Ma usun ka. See on hea, et see koht meil on siin. Mis teid seob selle kohaga? Mina olen siin käinud juba lapsest saati, kuna minu pere on seotud selle pargi rajamisega. Nii et see on osa minust kuidagi sügavalt. Kuidas täpsemalt siis see rajamine käis? Pargi rajamise õigemini siis võib isegi öelda lõpuni rajamise idee sündis minu isal Jüri Uppinil umbes 30 aastat tagasi. Peale seda, kui siis oli ta avastanud esimese vabariigi aegsed plaanid, millised suursugused asjad siia olid mõeldud, aga ilma sõja tõttu jäid need kõik pooleli. Nii et see on mingis mõttes selline auvõlg, mis on täidetud meie esiisade ees. See on imeline, et on inimesi, kes teevad selliseid asju ja taastavad. Tänasest olukorrast, et maailma olukord tundub üsna natukene ärev võib-olla isegi, kuidas öelda, aga kuidas te arvate, et kuidas Eesti rahvas peaks tundma ennast praegu? Veidikene ärevust valmisoleku mõttes kulub alati ära, aga ülearu ärevaks sellepärast muutuda ei tasu, nagu öeldud, et kui me oleme valmistunud, nagu ka siin pargis täna kõlas, kui me harjutame, kui meil on sõpru ja me hoiame neid, siis ja me oleme endas kindlad, siis ei ole meil põhjust ärevuseks või kartmiseks küll. Mõni hea soov veel Eesti sünnipäeva puhul? Ma sooviksin, et Eestis oleme ikkagi meie inimesed, Eesti inimesed, et me hoiaksime kokku ja ainult niimoodi me saamegi nendest ärevatest tunnetest, sellest kartusest üle, kui me oleme koos. Nii et ikkagi lõpuks taandub kõik üksteise armastusele. Aitäh, väga kena. Võib-olla tutvustate ka ennast, et ma võib-olla natukene tean teie kohta, aga... Mina olen Juhan Uppin, olen mereväe reservohvitser ning Jüriöö pargi nõukogu liige. Väga kena, aitäh.